Kuidas lapsevanemana suunata oma last digitaalmaailmas turvaliselt käituma ning õpetada teda nii enda kui oma seadme eest hoolitsema? Esmalt mõtle vastavalt lapse ja pere vajadustest läbi, millist nutiseadet lapsele soetada. Kas ühenduse pidamiseks võiks kasutada nutikella või nutitelefoni? Arutage lapsega, kuidas nutiseadet turvaliselt hoida. Soovitatav on soetada seadmele ka turvaklaas ja turvaümbris. Mõistlik on seadistada rakendus, mis võimaldab kaotsi läinud telefoni üles leida või varguse korral sellest sisu kustutada. Nutiseadme andmisel leppige kohe kokku selle kasutamise reeglid. Nendest on täpsemalt juttu videos kokkulepped lapsega digiseadme ja interneti turvaliseks kasutamiseks. Selgita lapsele, et oluline on kaitsta seadmes olevaid isiklikke andmeid ja infot. Õpeta talle ekraaniluku seadmist ning tehke see protsess koos läbi. Selgita lapsele, et salasõna ei jagata mitte kellegagi. Nutiseadme või veebikonto salasõna on nagu hambahari, mida ei jagata. Juhenda teda, et salasõna peab olema piisavalt pikk ning sisaldama suur- ja väiketähti, numbreid ja sümboleid. See peab olema teistele raskesti ära arvatav ja endale kergelt meelde jääb. Kui laps kardab, et tal läheb salasõna meelest ära, siis võib talle teha ettepaneku, et soovi korral võib ta seda sinuga jagada. Leppige kokku, et oma nutiseadet ei anta teistele kasutamiseks ning salasõna sisestatakse nii, et teised ei näe. Nutiseadmes saab kasutada ka mitmeid rakendusi, mis aitavad kaasa sinu lapse turvalisele interneti ja nutiseadme kasutamisele. Näiteks seadistada mõistlik päevane ekraani ajalimiit. Positsioneerimisrakendus võimaldab määrata lapse asukohta. Enne selle rakenduse seadistamist anna sellest lapsele teada ning selgita, milleks see vajalik on. Samuti saab lapsevanem seada, milliseid rakendusi laps kasutada saab ja millist sisu ta näeb. Telefonis saab piirata ka uute rakenduste või nende tasuliste lisade allalaadimist. Lapsele, kes hakkab nutiseadet kasutama, on oluline rääkida, et nii nagu ta tänaval ei räägiks võõrastele, kus ta elab, nii ka internetis ei räägiks ta võõrastele endast ega avaldaks oma aadressi, telefoninumbrit ega muud personaalset infot. Kui lapsele helistab võõras number või inimene, siis selgita, et sellele kõnele vastama ei pea. Sama käib ka tundmatutelt numbritelt saabunud sõnumite ja linkide kohta. Kui lapsele on saadetud ebameeldiva sisuga sõnumeid, siis on võimalik nende saatja blokeerida. Vajalikuks võib osutuda sõnumist ekraanipildi tegemine ja salvestamine, et juhtumi asjaolud välja selgitada. Tutvu keskkonna või rakenduse turva- ja kasutustingimustega, et juhul, kui midagi ebameeldivat on juhtunud ja kasutustingimusi rikutud, saad sellest administraatorit teavitada. Selgita lapsele, et alati, kui ta oma sõbrast või kellestki teisest soovib fotot või videot teha, siis tuleb temalt enne nõusolekut küsida. Kui ta tahab seda kellegi teisega jagada, siis tuleb ka selleks enne pildistatavalt luba küsida. Arutage lapsega, millist informatsiooni, sealhulgas fotosid ja videoid lapsele endast ja oma pereliikmetest on mõistlik jagada. Austage ka ise oma lapse privaatsust. Küsige enne temast fotode ja videote üles laadimist selleks temalt luba. Nõu ja abi saad küsida lasteabilt. Hoia ennast digimaailma arengutega kursis. Jälgi, millised võimalused ja riskid interneti ning nutiseadmete kasutamisega võivad kaasneda ja räägi neist oma lapsega. Rohkem infot leiad targalt internetis veebilehelt ning vaata ka videot. Kokkulepped lapsega digiseadme ja interneti turvaliseks kasutamiseks.